Hea pakkuja, tere tulemast uude riigihangete registrisse. See on ülevaade 6 peamisest funktsioonist, millega riigihangete registri rakendus lihtsustab teie tööd registris oluliselt. Sisenemine. Rakendusse sisenemiseks kasutage paremal ülaservas olevat kollast nuppu. Eesti kodanikel tuleb ennast identifitseerida mobiil-ID või ID-kaardiga. Nii tuleb teha ka registrisse esmakordsel sisenemisel. Ka välismaa kodanikud saavad ennast ise kasutajaks registreerida. Vajutage lihtsalt lingile Registreeru. Esmakordsel sisenemisel küsib register veel teie e-posti aadressi. Seejärel on rakendus valmis võtma vastu infot selle kohta, milliste ettevõtjate nimel te registris tegutsema asute. Enda seostamine ettevõtjaga. Minu andmete all on tabel Minu organisatsioonid, mille juures määrake ära Seo mind pakkujaga. Selleks sisestage otsingusse esmalt oma ettevõtte registrinumber või osa nimest, olenevalt kumba eelistate, ning vajutage Enter. Register näitab vastuseks kõiki otsitud märksõnale vastavaid riigihangete registris registreeritud ettevõtteid. Valige neist, millist otsisite ja klikkige nupul Vali märgitu. Seejärel seobki register teid valitud ettevõtjaga kas peakasutaja või esindajana sõltuvalt sellest, kas te olete äriregistris kõnealuse ettevõtja esindusõiguslik isik või mitte. Pakkuja töölaud. Registreerumise ja ettevõttega ärasidumise järel jõuate pakkuja töölauale, mis annab täieliku ülevaate teie ettevõtte või ettevõttega toimuva kohta. Kui registreerusite uue ettevõttena, näeb teie töölaud alguses välja tühi, sest teie ettevõte ei ole veel seotud mitte ühegi hankega. Pakkumuse koostamine. Esimese sammuna pakkumise esitamiseks peate registreeruma hanke juurde. Hanke juurde registreerumiseks klikkige rohelisele nupule, mille leiate päise paremast servast. Edasi valige hanke menüüst Taotlused ja pakkumused ja sealt edasi menüüpunkt Pakkumused. Roheline nupp Lisapakkumus on kohe ekraani paremal all nurgas. Pakkumuse esitamise eelduseks on hanketingimustega seotud küsimustele vastamine. Selle jaoks käige ükshaaval läbi kõik pakkumusega seotud vahelehed, vastake kõikidele küsimustele ning lisage hanke alusandmetes nõutud dokumendid. Protsess on lihtne. Siin on hanketingimustega seotud küsimuste-vastuste näide. Selle hanke juures tuleb teil vastata ühele jah-ei küsimusele ja laadida üles dokument, mille saab täita etteantud malli järgi. Pakkumus on täies ulatuses muudetav kuni lõpliku esitamiseni. See tähendab, et võite alati ka hiljem lisada või eemaldada hankeosi. Niisamuti võite vabalt lisada ja eemaldada ühispakkujaid ja alltöövõtjaid. XD päringud enda ettevõtte kohta. Pöörake tähelepanu menüüpunktile Päringud teistesse infosüsteemidesse. Seal saate teha teistesse registritesse teie ettevõtte kohta samu XD päringuid, mida hankijagi teie esitatud taotluse või pakkumuse kontrollimisel. Nii saate kontrollida, millist infot hankijad seal teie ettevõtte kohta näevad. Pakkumuse esitamine. Kui pakkumuse vahelehed on saanud rohelise linnukesega kinnituse, et andmed on korrektsed, võib pakkumuse ära esitada. Esitamiseks vajutage rohelisele nupule Esita. Samas saab esitatud pakkumust kuni avamise tähtajani alati tagasi võtta ja see siis muudatuste järel uuesti esitada. See oli ülevaade 6 olulisemast pakkujale mõeldud funktsioonist. Head kasutamist!